tere! Siit poolt! Tervist! Tere! Ida-Harju politseist. Võtaks dokumendid. Palun! On sellel aparaadil ka mingid dokumendid või? Leiab. Kuidas? Kehtiv tehnopass. See ongi. See ongi? Jaa. Mille peal see tramm jooksub sul praegu? Elektri peal. Elektri peal? Troll, jaa. Troll. Mitte tramm. Ja, aga kus registris tal on su registreeritud? Kus ma saan näha, kas tal on liikluskindlustus? Mul on enda register. Enda register? Jaa. Aga see on riiklik register? Ei ole. No, siis põhimõtteliselt sina ise teed sellele masinal tehnoülevaatust? Jah. See on, trollil on eraldi liiklusseaduse punkt. Aga troll on ju see, millel on nii-öelda elektriliini ajamine. Ehk kus arved on kuskil kinni. Aga sul ju hetkel ei ole? No hetkel ei ole, aga selles mõttes nad on ikkagi elektriga ühendatud. Aga ta ei ole ju elektriga ühendatud selles? No on, juhe läheb katuselt. Aga praegu ta sul ju ei ole konkreetselt kuskil ühendatud? No aga elektriga ta sõidab ju. Ja kui sa liiklusseadust võtad, mis on trolli mõiste? No see sama ongi. See Tallinnas on akutrollid, sõidavad samamoodi. Nad sõidavad, nad on ühendatud? Ei ole. 2 tükki on ümber ehitatud. Täpselt samamoodi. No seal juba visati. Troll on sõitjate vedamiseks ette nähtud kontaktliiniga ühendatud auto, millel on lisaks juhi kohale rohkem 8 istujat. Teie asi ei ole elektri kontaktliiniga ühendatud, seega ei ole ta ka troll. On ikka ühendatud. Ei ole ju. Juhe on... Kontaktliin, kus jooksub? Kus see juhe on? Sinine juhe, vaata, läheb ülesse. Aga see ülemine juhe ei ole seda ühendatud selle kontaktliiniga? No selles mõttes vahet ei ole, kas on või ei ole. Aga kindlustust ma võin öelda, et mul praegu ei ole, et see juhtus niimoodi. Ma veel... Liiklusseadus on nüüd kõigile erinevad tõlgendada, mida tähendab elektrikontaktliinidega ühendamine. Meie jaoks ta tähendab seda, et ta on seal nii-öelda kontaktis selle elektriliiniga. Jah. No elektriliiniga ta on ühendatud selles mõttes. Et akutrollid samamoodi on. Jah. Aga seda elektrit toodab siis mingi generaator või? Jah, toodab. Nii, aega läks. Jah. Sul see uks ei keelata või? Või kuidagi nagu, et me saaksime mitte siin liikluses rääkida korra? Me teeme siin pildid ära, siis me sõidame sinu koju, siis me räägime edasi, mis saab. Ühesõnaga, ma räägin lühidalt sulle, me konsulteerisime targematega. Meil on teil ja meil on eri arusaam mõistust troll.
eks ole, ma vaatasin seda, teie mõistet, eks ole, see on selline hall ala, nagu me ütlesime, et see kontaktliin, teil on see kontaktliin nii-öelda nagu sealt kenekast tehtud sinna vooluvõtturisse, mis teil siin üleval rollib, nagu sarvedes on, aga see kontaktliin mõistena on siis nii-öelda isoleerimata juhe. Aga teil on nagu isoleeritud juhe selles suhtes. No ülevalt ei ole tegelikult. Aga no siit alt tuleb selles suhtes. No alt peab olema, see on ohutus. Seda kõik ees, me tuleme järgi. Davai. No selles mõttes väljast saad teha ju. Seest nagu, ma ei tea, mis mõttes. Sellest karbist saab teha, jah? Karbist mõtlen. Vist ma praegu koostame sulle väärteoprotokolli. Toho, mis väärasti on siis? Registreerimisnumbrita ja registreerimata sõiduki juhtimisest. Ma kuulake mind ära lõpuni kõigepealt. Sellepärast me koostamegi teile väärteoprotokolli, ehk siis 30 päeva pärast tuleb otsus. Ehk siis nendel targematel inimestel, kes sellega tegelevad, nendel on siis aega nii-öelda neid sõnakõlkse analüüsida. Ehk siis see 30 päeva pärast ei pruugi lõppeda teil üldse trahviga, vaid siis lõpebki selgusega, kas ta on siis tramm või tähendab troll või ta on buss. Et siis on teid varem peatatud üldse või? No ikka on, jah. Mis siis tehti? Mitte midagi? No kindlustuse eest olen trahvi saanud. Kindlustuse eest või? Jah. Okei. Et sellel on nii raske teha kindlustust ka, et see on päris ulme. Mis mood see kindlustuse süsteem välja näeb? No üldjuhul firmad ei taha teha. Mõni üksik firma on, kes teeb. Et siis paari tegeleb selle menetlusfaasiga edasi. Tema käest saate seda infot, mis mood see kogu lugu käib. Ja, ma tulen õue kohe. Ikka. Noh, mis te head pakute? Ma otsin sulle paberit, kus ma võtan su ütlusi. Kui sa soovid nüüd anda? No, ma ei tea, kas on vaja? Ei, no selles mõttes ei ole vaja, aga sa alati võid, kui sa praegu ei taha neid ütlusi anda, siis sul on 15 päeva peale protokolli kätte saamist anda oma ütlused interneti teel. Okei. Et selles mõttes on sinu huvides. Siis sa saad kirjeldada, miks sinu arvates see on ebaõiglane, et nagu millest sina lähtusid, miks sina sõitsid selle sõidukiga. Sest no minu jaoks on registreerimata mootorsõiduk. No jah. Et nagu me konsulteerisime spetsialistidega ja kõik tulid ühele samale kokkuvõttele. Kas Maanteeametiga või kellega te rääkisite? Ei, mitte Maanteeametiga. Ikka teiste ametnikega. Ja. Selles mõttes, kui sina oled oma kodutööd teinud Maanteeametiga, vaata, siis kui Maanteeamet, kuidas öelda, kiitiks heaks seda projekti, siis täpselt sa võid esitada kõik neid tõendeid ja siis seda menetlus lihtsalt lõpetakse. Maanteeametil kinnitas muidu selle või? Et võib sõita liikluses sellega? Ei, Maanteeametiga selles mõttes ei ole see seotud.
tutvu nendega, kui sul on mingi küsimus, siis küsi. Pane allkirja. See on eestikeelne osa. Ja see on eestikeelne osa. Nad on kõik samasmoodi. Üks ja sama, aga erinevates keeltes. Läbi, siis sul on õigus anda ütlusi, kui sa soovid. Ei soovi. Hiljem sa kirjutad siia protokolli peale, et sa ei soovi anda. Siis sul on vaja natukene oodata. Et ma ei tea, kas sa ootad siin õues, ootad kuskil siin läheduses või seisad siin. Jaa, ma teen kohvi või midagi. 10 minutit. Tee kohvi, aga tule tagasi pole. Jaa. No valmis midagi? Sinu töökoht? Ei ole. No e-mail? Ei ole. Okay. Siis üks küsimus vähem ja telefoninumber? Ei ole. Kas sa soovid, et praegu selles menetluses siin osaleks sinu kaitsja? Ei, ma ise kaitsen. Ja kui see asi peaks kohtusse minema, kas soovid osaleda seal? No ma pean osalema. Kui kaitsjad ei osale, siis pean mina osalema. Vist. Või mis variant veel on? No sa võid mitte tulla, aga suure tõenäoliselt see asi niikuinii kohtusse ei jõua, see on lihtsalt formaalses mõttes. Et see juhul kui vaata. Lihtsalt selle e-maili ja telefonnumbri osas ma selles mõttes nagu kui soovitaks sulle anda, sest ma tean, et kõik on sul olemas. See info ei jõua ju kuidagi lõpuks sinuni, mis sellest menetlusest sai. Sest et fakt on see, et kui sa näiteks annad meile selle e-maili, siis otsus tuleb sulle e-maili peale hiljem. Kui sa nagu e-maili ei taha anda, siis sa pead minema ise Rahumäe T6 järgi sellega otsusele. Aga siia võib saata postiga? Postiga neid ei saadeta minu arust. Need on siuksed... Ei no... Ja see on sinu enda valik, kui sa tahad Rahumäele selle otsusele järgi minna, siis see hoid. Ma lähen trolliga järgi, jah. No olgu, siis jälle. Ühesõnaga, siin on minu andmed, siin on koostamise koht, siin on sinu andmed, siin on sinu sõiduki andmed ja sinu juhiloed ja siin on sinu rikkumise kirjeldus. Et 24. oktoobris see aasta 15.35 Harjumaal Jüri Alevik. Siin on sinu rikkumise kirjeldus juhtist mootorsõidukit, mis oli kehtestatud korras registreerimata. Samuti mootorsõidukil puudus riiklik registreerimismärk esiosal ja tagaosal. Siin on paragrahv, mis sa oled rikkunud. Ja siin on väärteo kvalifikatsioon, mille järgi siin karistakse. See on registreerimata ja see on, et ilma numbri märgideta sõitsid. Korra täpsustan, et praegu sind ei karista keegi. Ma saan aru, jah. Sõiduk jäi sinu kätte, asjad meil sulle ei võtnud. Tunnistaja ütles, et meil on protokollid eraldi ja siis sinu väärteoga pole põhjustatud kellegile mingit kahjumi. Siin on kuupäev, millal selle menetluse otsus saab valmis, et alates 25. november sina pead tulema Rahumäe T6/1. Siis siia, kui sa ei taha ütlusi anda, ma soovin, et sa kirjutaksid, et ei soovi ütlusi anda. Ja siis siia tuleb allkiri ja kuupäev, et sind on tutvustatud selle protokolliga. Aha.
Ei, kuulub siia. Kuupäev ja 20, tänava 24. 10. ja ma kirjutasin parandusõige, et ma sodisin siia, et pane oma allkiri ka siia, et siia lihtsalt pane oma X või mis iganes. Ma panin parandusõige, sest see 3 ei ole nagu 3 nagu peaks olema. Kaua see konkreetne troll sul muidu sinu käes olnud on? No üksjagu. Ei ole varastatud. Ei, seda me teame, et see varastatud. Aga kus te seda teate? No me vaatame selle järgi, et no me saame öelda, et see on vähemalt 2 aastat. Jah. Ja sa ennem ise ütlesid, et see oli? Võib-olla. Siis tuleb otsus ja siis... Ühesõnaga, ma nüüd seletasin sulle ära. Täna me koostasin sulle väärteprotokolli. Nii. Näed siin üleval on e-posti aadress pohja@politsei.ee. Nüüd alates homsest 15 päeva on sul aega anda nii-öelda ütlusi, taotlusi, tõendeid selle e-maili peale. Siis sinna e-maili pealkirjaks kirjutad selle väärteprotokolli, selle numbri, siis saad saata need tõendid, mis sul kõik on olemas. Ja see otsus kogu selle nii-öelda, kui sa saadad need tõendid ja selle pealt tuleb siis selleks kuupäevaks, mis on seal välja toodud. 25.11. Ja siis selleks kuupäevaks sa pead minema sinna Rahumäele. Lihtsalt nagu ilma mingi appointment'inta lähen või? Ja sul võtad selle paberi kaasa ja tuksest sisse läheb teavad, mis on. Kirjuta siia ka veel, et otsusele tuled ise Rahumäede 6. Ei, seda ma arvan ei ole vaja kirjutada. Seda on vaja. Miks? Sest... No, kui ta ei taha kirjutada, siis ta ei peale. Selles mõttes, no ma tean, sul ei ole telefoni, sul ei ole e-maili, kui sina ei tule sellele järgi, kuidas sind otsitakse ja siis, las see, kui ta seda... Küll nad leiavad. No seda trollide järgi arvatakse. Jah. See on meeldib kõik. Ma loodan, et see lahendus selgub nii meie kui teie jaoks. Mis ta siis lõpuks on? On ta siis nagu troll või on ta buss või? Ilmselgelt on troll. No selles mõttes vaata, sõiduk peab olema, see on sõiduk, on ju, lepime sellega. Sõiduk, jah. Sõiduk seaduse järgi peab olema registreeritud Maanteeametis, on ju? Troll ei pea. Aga ta on sõiduk. Trollil on eraldi liiklusseaduses lause, et trolli registreerib trolli omanik. Ehk siis see ongi dokument. Ja, aga no see on... Nagu ma ütlesin, meil on vist erimeelsus. No jah, ma saan aru, jah. See juhe on see, mis tekitab meil nüüd erimeelsus. Sinu jaoks on see... Aga kui oleks isolatsioon maha võtta, siis on okei või? No siis oleks ohtlik jälle. No jah. Sest et kui sa kasutad näiteks Wikipeediat, siis seal on kirjas konkreetselt, mis on troll, mis on trolli osad. Wikipedia ei ole väga usaldusväärne. Nagu see seal nii-öelda, meil ei ole kuskil seadus lahti seletatud sõna, mis on see kontakt. Aga mis asi tõendab sõiduki seda olemust? Tõendab see tehniline pass. No vot, siin on kirjas troll. Aga samas meil on ka näiteks, kui sa nüüd võtad näiteks mopeedi, mopeedil on tehniline pass olemas, aga kui see mopeedi mootor on näiteks ümber ehitatud, siis ta on tegelikult mootorratas. No mopeedidest ma ei tea midagi. Aga põhimõtteliselt on, teoreetiliselt on nagu sama asi. Eks ole, kui sa nagu esitad mulle... Aga mul ei ole ümber ehitatud midagi selles suhtes. Aga olgu, kui me siin lihtsalt... See vaidlus ei jõua. Ei, mul oli ka see lihtsalt, nagu ma ei tea, võib-olla mina saan targemaks sellest nagu ütlust. Kui me vaatame liiklusseadust uuesti, siis seal on trolli mõiste on see, et see on ette nähtud inimeste vedamiseks, on ju? No. Praegu, kas sa vedasid kedagi selle trolliga? Ei, praegu oli tühi. No aga kas üldse vead selle bussiga inimesi, selle trolliga inimesi? Olen vedanud. Aga kas sul on tegevusluba olemas, et inimesi vedada? Mul ei pea tegevusluba olema. No samas nagu kui sa see on erasõiduk. Vead rohkem kui 8 inimest, see on buss
ja siis peaks ju sul olema tervisetõend kehtib ja no need on olemas, ametikoolitus on olemas. Ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. Ma ausalt loodan, et see läheb kõik hästi, vaata, ja et võit on sinu oma, sest see on äge asi. Ma ei tea, kas sa nägid seda babuskat, kes seal oli või ei, aga mul tundus, et ta nagu oli tagasi nooruses. Ta läks trolli juurde ja vaatas, kuhu see troll sõidab, aga ma arvan, ta läks segadus, sellepärast seal oli 2 ja 9 nagu marsruudid. Ma ei näinud seal, kui me seisime või? Jaa, täpselt seal, kui me seisime, ta tuli siis niimoodi lähemale ja vaatas. See on väga värk, ma ei tea. Ma loodan, et sa tõendad seda asja, et see võib liikluses osaleda, nagu sa osalesid täna, vaata, ja siis lihtsalt meil kõikidel enam ei teki sinuga vaata selliseid probleeme, et kas sinna võid osaleda või. Aga kas, kui see nii läheb näiteks, et on okei, on ju, kuidas siis teised patrullid nagu ei tea seda, ikka peavad kinni selles mõttes? Ma arvan, nad saavad teada, sellepärast, et palju trolle meil liigub ringi. No ja, no praegu on veel müüvad, et saad ka osta, kui tahad. Ei, mul teekatt on olema, mul ei ole kuskil seda hoida. Mitte lahendust leida, vaid saada selgusele, kui võivad osaleda või võivad. No jah, selge. No mina soovitan sulle nii kaua, kuni mingi otsus pole tulnud sellega enam sõita. Et kui me ei ole kindel, sina ei ole kindel, et sina võid sellega sõita. No ma lähen ju otsusele järgi, mul teisi autosi pole. No see on katki natuke, aga see jah, selge, head päeva. Lihtsalt ei, selles mõttes nagu ma ei saa sul keelata, aga lihtsalt sina lähed, oletame, sina lähed otsusele ja siis see otsus on negatiivne, siis põhimõtteliselt kas sa jätad seda autot kohe sinna või? Ei jäta. Aga selge. Kena päeva.